tere tulemast Musta kassi taro lugemise veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin surmakaardiga. Ja edasi tuleb müntide 3. Surmakaart tähendab seda, et mingi asi teie elus lõpeb ära. See võib olla mingi tööetapp, see võib olla mingi projekt, see võib olla midagi, mis teid enam ei teeni, millest te olete juba ammu tahtnud loobuda. See võib olla näiteks kool, et nüüd tuleb eksam, lõpetate kooli ära. See võib olla mõni kursus, mis saab läbi, ühesõnaga midagi teie elus saab läbi, kas nüüd sellel nädalal või lähitulevikus. Müntide 3 tähendab minu jaoks nagu töö tegemist, ta tähendab ka kas plaani tegemist või siis projekti kirjutamist või avalduse tegemist. Et ta on kuidagi tööga seotud. No oletame näiteks, et lõpetate kooli, siis ju kandideerite kuhugi, tahate tööle minna oma sellel õpitud erialal. Et ta tähendab nagu töö algust või siis alles selle plaanimist. Et müntide 3, ja kuna ta on müntide kaart, siis ta on tööga seotud ehk rahadega seotud. Edasi tuleb teil õigluse kaart. Kui teil oli mõni asi nüüd siin pooleli, mingid lepingud ei olnud allkirjastatud või oli teil siin mingite ametiasutustega, ei saanud meilile vastust või mingid otsused jäid tegemata, siis nüüd nagu tehakse ära ja kui kooli näide tuua, siis on selge, et te saate oma lõputunnistuse või siis kursuse läbimise tunnistuse või saate lõpparve töö juures, kui te olete otsustanud töölt ära minna. Et õigluse kaart räägib sellest, et asjad saavad lahenduse ja õiglus on nagu teie poolel. Et kui teil on nagu mingid suuremad ja raskemad asjad käsil, no siis te ei pea ka kartma, sest õiglus on teie poolel. Edasi tuleb teil hermiti kaart. No hermiti kaart minu jaoks tähendab seda, et kõigepealt ta on nagu siuke erak. Omaette olemise aeg, järelemõtlemise aeg, võib-olla plaanide tegemise aeg, et mida ma oma eluga nüüd peale hakkan, miski asi on läbi saanud, et mis see uus on, ja kuidas sellega alustada. Tal on veel minu jaoks selline tähendus, et kui mingi küsimus on teil olnud siiani vastuseta, siis hermiti kaart paneb selle lambi teie peas põlema, et see lahendus või see vastus lihtsalt vopsab ühel hetkel teile pähe ja te mõtlete, et kuidas ma selle peale nagu varem ei tulnud, et need asjad niimoodi käivad või et see on nagu vau. Et võt selline nagu tõesti nagu keegi paneks pimedast toast tule põlema ja siis te näete palju selgemini. Alumises reas on teil siin tähekaart. Tähekaart räägib lootusest, räägib tervenemisest ja räägib andestusest. Ta räägib sellest, no niikuinii lootusest, et asjad hakkavad paremaks minema, räägib tervenemisest, räägib ka mingite soovide täitumisest. Aga tähekaardi tähendus on ka see, kui teil on kellegi peale nagu mingi vimm või viha või olete solvunud. Vahest on ju nii, et me ei saa nagu aru, miks inimene meile liiga tegi ja nagu olemegi tema peale solvunud või pahased, siis tähekaart räägib andestamisest, isegi siis, kui meid seda andestust ei paluta. Et sellist viha ja vimma, kui me seda enda sees kanname, siis tegelikult sööb see meid ennast seespoolt. Et see inimene, kelle peale me pahased oleme, temal ei ole sellest mitte midagi. Tema elab oma elu rõõmsalt rahulikult edasi.
Aga meie, kes me oleme pahased, meid see närib ja see närib meid endid. Et kui teil on mingi selline situatsioon, siis tähekaart nagu kutsub teid üles andeks andma ja lahti laskma. Andes andeks sellele inimesele, kes teile on liiga teinud, tervendate te iseennast, et tegelikult siis ta ei näri teid enam ja te saate nagu ennast tervendada lihtsalt tänu sellele, et ei vea seda paha meelt või vihatunnet endaga enam kaasa. Ma tean, et seda on kerge öelda, raske teha. Siin edasi tuleb teil sauade 10. Sauade 10 on raske koorma kaart. Ja viimane kaart on siin karikate 5. Karikate 5 on kurbuse kaart. Kurbuse kaart. Te olete nagu õnnetu selle üle, mis minevikus on untsu läinud. Vaat nüüd ongi siin see, et andke andeks. Kuidagi on need kõik omavahel seotud, see õiglus, see kurbus selle pärast, mis minevikus on untsu läinud. Võib-olla siis ka see solvumise tunne, mida tähekaart räägib, et andke andeks ja minge edasi. Ja raske koormakaart. No mina pigem ütlen seda, et kõik saab läbi, kuna surm lõpetab midagi teie elus ära. Siis ma arvan, et see ongi see kurbus, et te nutate selle 3 karika pärast, mis teil on ümber läinud, aga te ei märka seda, et teil on 2 karikat veel püsti. Et kui teil midagi minevikus läks täiesti untsu, mille pärast te nüüd olete kurb, siis tegelikult tuleks keskenduda sellele, mis on teil veel alles, et me keskenduda sellele, mis teil on, mitte selle taga nutta seda, mida teil enam ei ole. Et ei saa selle muretsemisega endale sentimeetritki pikkust juurde. Et pole mõtet taga nutta seda, mida te muuta ei saa. Keskenduge sellele, mida te saate muuta. Te saate minevikus tehtud vigadest õppida ja teha tulevikus paremaid valikuid. Vot sellised kaardid tulid teile selleks nädalaks. Selle raske koormaga on niimoodi, et pange see maha või jagage kellegagi. Kui te tunnete, et teile on nagu väga suur koorem pandud, mida te ei jaksa kanda, siis püüdke seda jagada. Püüdke seda kellegagi jagada, delegeerida. Võib-olla saab ka see aeg läbi teie elus, et surm midagi lõpetab ära selleks, et midagi uut saaks alata. Surmõiglus mingisuguse uue asjaga, see on üsna algusjärgus see tööasi, see müntide 3. Mina ikka vaatan nii sellele, et see on nagu üsna algus. Kas siis kandideerimine kuhugi või mingisuguse projekti kirjutamine, et üsna alguses. Ärge kurvastage selle pärast, mis on untsu läinud. Keskenduge sellele, mida te saate parandada ja andke andeks neile, kes on teie vastu eksinud. Nii parandate te ennast. Teie hing rõõmustab selle üle. Ärge vedage seda viha endaga kaasas. Niisugune nädal tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles. Võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.